mis see nagu tööturule tähendab, kas meil on nagu pigem positiivseid laineid oodata või? Siis sa pead oma silmad lahti hoidma ja olema õigel ajal õiges kohas ja jätkuvalt kaval. Mina tahaks nüüd kõige põneva teema juurde ikkagi minna. Hakkame tähkujusid vaatama. Hakkame järjest vaatama. Mis siin saama hakkab ja kellel. Kui tööle, siis rõõmuga. Aasta 2025 hakkab kohe-kohe lõpule jõudma ja nii põnev on ju tagasi mõelda, et mis kõik juhtus, mis head ja vead said tehtud, mida õppisime ja üldse, mida see kogu aasta, mis see oli lihtsalt. Aga minu arust veel põnevam on mõelda, et mida toob aasta 2026. Ja täpselt sellest me täna ka siin rääkima oleme hakkamas. Muidugi ei ole mina mingi ennustaja ega pädev üldse ütlema, et mis see uus aasta toob ja selleks ma ikkagi kutsusin kohale omale eksperdi. Tere tulemast tagasi podcasti, Merili Timmer. Tere, ma just viimastan aeg on läinud nii kiiresti. Minu arust me just istusime siin ja rääkisime sellest aastast 2025 ja see on nüüd, nagu kogu lihtsalt haihtunud. Ja nüüd me räägime aastast 2026, nagu kus see aeg lendas, ma ei oska ka sellele küsimuse see aasta on tõesti läinud metsikult kiiresti, aga see on põnev ja mul on hea meel, et sa mind kutsusid, sellepärast, et 2026 tuleb põnev aasta ja mul on hea meel, et esimest korda, kui ma sellest aastast üldse räägin, siis ma räägingi sellest siin. No näed, mul on eriti hea veel selle üle siis. Eksklusiivne. Aga enne kui me üldse alustame sellest aastast, siis ma mõtlesin, et ma toon sulle ühe kingituse. Sest et järgmine aasta on meil tulihobuse aasta ja see on selline tõeline tööaasta, mis on tulemas. Ja põnev aasta, kus ma arvan, et inimestel on üldse väga palju rohkem võimalusi ja kui on rohkem võimalusi, siis on rohkem võimalus raha teenida. Kui on võimalus raha teenida, siis seda tuleb ikka toetada. Ja maagiliste elementidega saab seda toetada, nii et ma tein sulle rahakaardid koos sõnadega pane tööle ja teeni raha. Kas see on see Ruutu 10 sidori, mida te olete oma vestlusõhtutel vist hästi palju rääkinud? Jaa, me oleme sellest rääkinud palju. See on mu selle aasta hitt-toode lihtsalt ja siis ma mõtlesin, ma toon sulle ka kingituseks, et tulgu sul palju raha. Aitäh, tead, see on huvitav. Ma just töökaaslasele ütlesin, me oleme täna seda podcasti siin tegemas ja siis ta ütles mulle, issand, et Jaanad ühel vestlusestul rääkisid, et Ruutu 10 tuleb rahakotti vahe panna. Ja ma pani selle vist eelmine aasta millalgi ja tal on see aasta kõige parem raha aasta olnud. No vot, et ma neid teen ja on sõnad kaasas, kuidas peale lugeda, mida öelda, mida teha, et seda raha ikka oleks. Suur aitäh, see on tõesti üllatu sulle. Nii tore, aitäh. Aga enne veel, ikkagi kui me lähme seda 2026 uurima, siis mina vaatasin selle eelmise episoodi tagasi ka, et mis siis täppi läks, on ju. Ja seal sul jäid siuksed sõnad õhku, et 2025 tuleb hästi kiire, muutuste rohke, veidi isegi siuke crazy aasta, on hästi palju peab kaval ise olema ja ambitsioonikad jäävad vee peale. Ja. Kuidas kommenteerid? Kas läks nii? Läks küll nii ja vaadates seda, et tegu oli meil ju maa aastaga, eks. Et mis ma olen ise ka kõrvalt nagu jälginud siis, et kuidas on inimestel läinud ja mis on need jututeemad olnud vestlus või vastuvõttudel just, eks, et tööasjad, millega on inimesed siis pöördunud ikkagi, siis tõepoolest see, et on väga palju väga tegus olnud, ambitsioonikad ongi jäänud vee peale ja otsinud võib-olla veel rohkem nagu lahendusi, et mõte liikus õiges suunas, eks, et paraku on see aasta meil selline olnud, et ka madu vahetab nahka, eks. Et väga palju on välja tulnud ka selliseid probleeme, skandaale, inimesed on tööst ilma jäänud, eks, et kellel on siis, kes on näinud oma kolleege või ülemust näiteks teises valguses täiesti, on ju, kes on selle ämbrisse ise astunud või ei ole suutnud enam rohkem võib-olla teha head nägu, kui tegelikult ennast ikkagi hästi ei tunne, eks. Ja seda kiirust, seda ma saan enda pealt hinnata, eks, et ma teiste kiirust nii väga ei tea, aga see vist on tõesti utoopiline, et mis tempoga on siin asju tehtud, et jeerum, ma just vaatasin, ma sain oma raamatu valmis, mis trükki kohe läheb, et ma mõtlesin, kui ma muidu olen alati mõelnud, et ma võtan siuke aasta raamatu kirjutamiseks, on ju, ja teen rahulikus tempos.
no ma ei tea, ma vist olin tagasi seal gümnaasiumis sel aastal, kus kõik tuli jätta viimasele minutile, siis nagu teha mingisuguse utoopilise kiirusega asju. Tempokas on küll väga kindlasti tempokas. Ja nagu isegi mingitel hetkedel oli see, ma arvan, hirmutavalt tempokas. Kindlasti, sest et inimesed, kes ma arvan, hakkavad nagu näiteks tagasi mõtlema, et kui palju sul sel aastal oli aega päriselt oma sõpradega istuda näiteks maha, on ju, ja võtta ja jutustada ja siis ma ei ole vist oma sõpru nii vähe mitte kunagi näinud kui sel aastal, sest ma lihtsalt elan tööl. Jumal küll. Nagu loodame, et äkki siis 2026 on natuke siis nagu mündi teine pool või ma ei tea muidugi, eks sa saad mulle kohe rääkima hakata. Et äkki ta ei ole siis nagu nii intensiivne, sest nüüd järgmised küsimused, mis mul muidugi on tulevad ikka siis sellest aastast ja selle aasta nagu probleemidest võib-olla peamiselt. Aga hüppamegi kohe siis sinna 2026 aastasse. Mis sa arvad? Mis see nagu tööturule tähendab? Kas meil nagu pigem positiivseid laineid oodata või läheb sama tempoga või veel hullemini edasi? Hästi huvitav aasta tuleb selles osas, et ma ei saa öelda kindlasti, et see tuleks kuidagi rahulikum. Küll aga ta tuleb võib-olla selles mõttes rohkem taltsutatud. Sest kui me ka võrdleme, eks, et siis maa taltsutamine on nagu kõvasti keerulisem kui hobust taltsutada, eks. Et hobust on nagu võimalik, et valida seda tempot küll, aga sa pead nagu tarku valikuid tegema, eks. Aga kuna on tulihobuse aasta, siis ta on kindlasti selline särtsu täis. Et need emotsioonid ja kõik nagu lähevad, süttivad kindlasti kiiresti, et selles osas, et ma kujutan ette, et inimesed, kes on harjunud tegema asju väga korrapäraselt ja loogiliselt, siis nad ei talu sel aastal seda, kui asju tehakse kuidagi lohakalt või suvaliselt, et süttivad kindlasti kiiremini inimesed, et see võib olla midagi, mis toob töö juures selliseid probleeme ülesse. Kellel tuleb kindlasti põnev aasta on ettevõtjad, sest et tegu on tööaastaga, nii et igasugused investorsuhted, investorid annavad raha ilmselt natukene kergemini, kui nad on nüüd teinud seda võib-olla viimasel aastal, eks, mis ma tean ka, et ettevõtjatel on olnud raske aasta ja investorsuhteid on olnud raske luua, et ei anta nii kergesti praegu, siis see hakkab nagu vaikselt jälle muutuma. Et selles osas tuleb kindlasti selline põnev aasta, aga kindlasti tööaasta. Okei, sa ütlesid siin küll juba, et ettevõtjatel on nagu hea, see oleks mu järgmine küsimus olnud, et kas tuleb nagu stabiilsem või nagu sellest, et inimesed, kes mõtlevad mingile karjäärivahetusele või siis ettevõtlikkuse, kas nad peaks nagu sellel härjal kohe sarvist haarama või siis ikkagi stabiilse eluga proovima minna edasi? Ma arvan ikkagi inimesed, kes haaravad härjal sarvist ja sööstavad, on need, kes tänapäeva ühiskonnas võib-olla jäävad rohkem ellu ja paremale elustandardile selles mõttes, et vaadates, kui kiiresti kõik meil üldse ümberringi liigub, siis sa pead oma silmad lahti hoidma ja olema õigel ajal õiges kohas ja jätkuvalt kaval. Absolut. Me pidevalt ise teeme erinevaid tööturu-uuringuid, kuidas tööandjatel läheb, kuidas läheb tööotsjatel, töötajatel üleüldse. Ja me hiljuti just tegime ühe vaimse tervise uuringu, kus siis tuli välja, et üle 80% inimestest on viimase 6 kuu jooksul tööstressi siis läbi põdenud. Mis sa arvad, kas see 2026, kas see kuidagi süveneb või ta võiks nagu paremaks? Ma loodan, et ta ei süvene selles mõttes, et seda on väga raske võib-olla siin ühe vitsaga lüüa, eks. Et inimeste selline vaimne tervis tuleneb tegelikult suuresti ikkagi, mina ütleksin sellest, et kogu ühiskond liigub selle koha pealt natuke vales tempos, et kogu aeg see kiirenduse peal on ju, et aga me teame, et kiirenduse peal asjad ja võimendatud asjad nagu pikka tulu ei too, on ju. Et selles mõttes, et see põletabki läbi, et ma võrdleksin seda elutempot, mis meil praegu nagu on kõikide asjadega, et see on nagu treidimine. Kogu aeg on närvid läbi. Kõik käib nagu jõhkra kiirusega ja võimendusega ja lõppude lõpuks ega sa ei võida nagu suurt mitte midagi, on ju. Et kõik see, mis nagu toimub natukene
rahulikumalt ja võetakse asjade jaoks rohkem aega, siis need asjad nagu toimivad paremini, on ju, pikaajalised investeeringud siis nii-öelda, on ju. Et aga see vaimne tervise pool on kindlasti probleemne, sest et inimesed tegelikult ei püsi tempos lihtsalt sellega, kui kiiresti kõik peab kogu aeg käima. Et see põletabki läbi, lihtsalt ei jõua. Et ma tahaks loota, et see järgmisel aastal võiks ju muutuda, aga noh, ma kardan, et nii suures mastaabis asja muuta nii kiiresti on praktiliselt võimatu jällegi, et see nõuab aega ja see nõuab seda, et inimeste enda suhtumine on natukene teine. Ma arvan, siin võiks ka üleskutse olla selles osas, et stress on väga laialdane mõiste, on ju. Ja see ei pea alati olema tööga seotud, et hästi tihti võetakse võib-olla oma eraelu teemad ja viiakse töökeskkonda kuidagi, et need oleks nagu tööstressi läbi. Et me ise ka arutasime omakeskis, et see number, see 80% on hirmutav tegelikult lugeda, aga võib-olla ta tegelikult ei ole nagu nii kivisse raiutud, et seal on muud asjad ka juures. Just, sest tihti peale ta ei olegi üldse tööga seotud. Ma oma vastuvõttudel vaatan samamoodi, et inimene tuleb oma töömurega, aga tegelikult on mure kuskil mujal, eks. Et kui kõigil on keeruline ja maksud on tõusnud, eks, et kui me vaatame, mis meil ühiskonnas täna toimub, ma ei ole näinud, ma arvan, 10 aasta jooksul kindlasti mitte sellist vaatepilti Tallinna kesklinnas, et sa näed kodutuid kesklinnas, narkomaane kesklinnas igal pool, on ju, et bussipeatustes magavad inimesed, kust selline asi on ju, et meil on ju tükk aega olnud, selles mõttes on linnatänavad, mitte et seda probleemi meil ei oleks, meil on, aga see oli kuidagi paremini kontrolli all. See näitab lihtsalt minu arvates seda, et seda on väga palju juurde tekkinud, eks, kus inimesed ei tulnud toime sellega enam, et kui ma käin autot tankimas, siis tanklas täiesti viisakalt riides puhas inimene otsib prügikastist pudeleid meil on ju, et see näitab seda, et on keeruline ja kui inimestel on kodus sellised probleemid juba, siis loomulikult on töö juures veel, kui see ei tule selle palgaga toime, on ju, et mis nendest inimestest alles jääb. Et seda on näha ja kui sul on võib-olla, ma ei tea, kaaslane, kellel on närvid läbi, on ju, et kõik, mis tekitab seda lähisuhtevägivalda ja siis see ju kandub ka tööle ja siis see kõik ongi nagu üks suur gemüüse, mis ei maitse üldse hästi. Okei, nüüd me sattusime sinna täitsa negatiivsesse. See on lihtsalt võib-olla selles mõttes, et ma ütlen, see maa aasta vahetas nahka. Ja ta kindlasti tõi välja ka selliseid väga-väga tõsiseid probleeme, et millele kindlasti ei saa jätta tähelepanu pööramata, aga ka positiivse poole pealt on ju, et on, nagu ma ütlesin, et särage inimesed nii palju kui võimalik, jääge silma positiivselt. See on väga hea mõte, mida kohe siit algusest kaasa ma arvan mõtta. Olgu, nüüd järgmine teema, mille võiks ette võtta. Popvärk hetkel. AI, tehisaru. Mis sa arvad, mis see roll sellel aastal 2026 on? Me oleme näinud, mis see 2025 aastaga tegi, aga mis järgmine aasta hakkab saama? Mina, kes ma ise samamoodi ühte seda laadi, siis tehisintellekti arendan parasjagu ja ma ei ole ainult sellise ala peal, olen ka teise ala peal, et jaa. See on nüüd see põnev pool selles mõttes, et asi, mis kindlasti toob endaga kaasa palju kasu ja siis on see teine pool, millest mitte keegi rääkida ei taha. Ma just olin tegelikult siin aasta alguses USAs ühel konverentsil, sattusin kaasa ja kuulasin ka, kuidas suured targad inimesed kõik rääkisid sellest tehisintellektist ja kõik oli nii tore, kõik nagu särab ja mina kõrvalt vaatan ja mõtlen, et kas ma olen ainukene, kes mõtleb, et kas te ise ka saate aru, et kuhu see nagu tegelikult ühiskonna viib meil on ju. Et kui me paneme selle igale poole sisse, kui palju ta töökohti tegelikult ära võtab, on ju, et ta peaks olema justkui ikkagi sul abiline inimesele, aga see võtab ja see on see hirmutav pool, et ma ei ole seda eraldi niimoodi vaadanud, aga ma arvan, et selleks ei ole vaja kaarte, et palja silmaga juba näeb tegelikult seda, on ju, et ma arvan, et esimesed kindlasti kohe, kes saavad korraliku sellise litaka kirja on turundajad. Hi. Võib-olla mingil hetkel, selles mõttes Eesti mastaabis see võtab kindlasti aega, aga näiteks keeletoimetajad on ju, et asi, mida ma ei kujuta ette, kuidas seda hakatakse haldama näiteks haridussüsteemis,
et kui vanasti panid Paras ikkagi paberike seamal siia seeliku all suka vahele. Et aga tänapäeval on selline võimalus olemas, siis mul just oli huvitav vestlus näiteks oma vennaga, kes on minust 14 aastat noorem ja tuli just jutuks, et tulevikus, et näiteks ülikoolid on ju, et kas need on vajalikud või siis mitte, et AI-ga nagu teeb ikkagi nagu nii palju asju ära ja et kas on nagu üldse vaja, on ju. Et sa tegelikult saad ju kõik sealt kätte ja väga kiiresti, on ju, et Google on täiesti mõttetu ja aeglane asi seal kõrval. Ja mina, kes ma olen siuke vanakooli inimene rohkem ja ikka usun, et ei, ülikool on õige ja ikka sa pead ikkagi oma aju ju ka arendama, et mitte muutuda selleks millimallikaks, kellel võib-olla ei ole. Et see on see, mis paneb kindlasti lahterdab ära ühiskonnas inimesed, kes tahavad saavutada midagi ise, kellel on saavutusvajadus ja inimesed, kes naudivad võib-olla mugavamat elu ja jäävad siis sinna, kus võib-olla seda arengut nii palju ei ole. Mina ise olen sellel seisukohal, et keegi ei näe ju kuhu poole ta nagu lõplikult nagu liikuma, mis mõju sellel meil on. Aga on ka ju see ütlemine, et vaenlastest ka oma parimad sõbrad on ju. Kindlasti. Et mina turundajana tunnen, et mida rohkem ma suudan nagu leida neid kohti, kus ta saab mind paremaks teha nagu selles osas, et automatiseerida minu tööd, mis iganes, aga ma ikkagi olen lõpuks mina ja ta ei tee nagu minust mind, mis iganes, seal on nagu võrdusmärki, vaid ta aitab just tugevamaks mul saada, et siis minu töökoht ei kao veel kuskil. See on väga hea mõte kindlasti ja see peakski sedasi olema. Et õppida koos temaga just, et see on ka kindlasti võib-olla ettevõtjatele ikkagi ka see mõttekoht on ju, et ei asenda inimest täielikult, et lasta täiendab, just. Et hoida seda joont ka ise. Okei, põnevad teemad said praegu laua pealt ära. Mina tahaks nüüd kõige põneva teema juurde ikkagi minna. Hakkame tähtkujusid vaatama. Mis siin saama hakkab ja kellel. Ma olen ise väga elevil samamoodi, et kui ma seda aastat olen vaadanud, siis ta tõesti on huvitav aasta tulemas, et just tööalaselt inimestele ma tõesti loodan, et asi läheb üles mäge rohkem, sest et kui inimestel on tööga probleemid ja raha vähe, siis on see kibestumus väga kerge tulema. Nii, aga alustame siis Jäärast. Jäära tööaasta 2026. Ettevõtjad, kohe on esimene, kellest ma hea meelega räägiksingi, et ettevõtjatel tuleb selline väga muutlik aasta, kus tuleb muuta, oma väljavaateid tuleb muuta, oma tegevusvaldkonda tuleb võib-olla laiendada ja mõtestada natukene asju ümber. Oma tiimi tuleb väga hoida, valida, et jäärad üleüldse peaksid natukene, nendel on küll seda raske öelda, aga tiimitöö peale võiks natukene rohkem mõelda, kuigi jäär on see ju, kes ikka sarvedega läbi seina ja teab ise täpselt, kuidas teha mina esimene siin. Et jäärad on ka väga altid järgmisel aastal asju lõpetama. Kui ei kõneta, lõpetan ära, lähen ise edasi. Jäärad on võib-olla ka selline tähtkuju, kelle pärast nagu kunagi ei muretse, et nad on nagu justkui see laps, kes sa tead, et ta alati saab absoluutselt kõigega hakkama nagu, siis jäärad on vist see tähtkujuga, kellega puhul ma ütlen, et nemad saavad nagu alati kõigega hakkama. Väga paljud jäärad tahavad minna kindlasti sel aastal õppima midagi uut. Kõik, mis puudutab juhtimist, ettevõtlust, meditsiini, õigusteadust, et need on kindlasti sellised teemad, mis jäära võivad järgmisel aastal väga kõnetada, et on selline suur saavutamisvajadus ja ambitsioonid, et olla rohkem, saavutada rohkem, eks. Et jäärad on need, kes ei karda ka töövahetust järgmisel aastal absoluutselt, et peaasi, et endal on tore. Aga kuidas on rahavoogudega? Rahavoogudega on siin nagu selles mõttes huvitav, et jäärasid huvitab rohkem see, et nad asjadega rahul oleksid, kuivõrd see, et palju seda raha sealt tuleb, aga ei saa öelda ka, et jäärad hädas oleksid järgmisel aastal. Ei ole. Ja kui esimene aasta pool võib olla selline konfliktsem just töö osas, siis teine aasta pool on see, kus jäär on rohkem rahul ja on oma rahaasjadega ka rohkem rahul. Tundub põnev aasta tuleb. Täitsa hea aasta selles mõttes, et arvestades seda, et ma eile õhtul just käisin Tartu Ülikooli lehel ja Tallinna Ülikooli lehel. Juba tuleb. Nii, sõnnid. Sõnnide tööaasta 2026.
Vot, paljud sõnnid ei ole järgmisel aastal enam rahul sellega, mis nende seis on. Et tööd tundub hästi palju olevat, aga nagu tasu ei vasta justkui sellele ja ülesandeid aina kuidagi laotakse juurde. No vot, ja sõnnid nagu kuidagi veeretavad edasi seda, et enda eest peaks seisma. Nagu nad on, kuidagi matavad palju endasse ja siis, kui lõpuks ütlevad, siis on juba plahvatuseks. Et see protsessi usaldamine on üks asi, aga teine asi on kindlasti sõnnidel enda eest seismine, et ei lase endale muud kui laua peale visata neid blokke juurde ja juurde ja juurde, et kui tuleb kohustusi juurde, siis tuleb ka tegelikult palka juurde küsida, et enda eest seismine on kindlasti see, mis ma paneksin hinge peale. Ja ületöötamise eest hoiatan ka, et kõik maailma tööd sõnnit ei jõua üksinda ära teha. Oma pere jaoks tuleb ka ikkagi aega leida oma kaaslase jaoks ja oma unistusi täita, et muidu teete ainult tööd ja kõik muu jääb tahaplaanile, et see on asi, millele peavad sõnnid tähelepanu pöörama, aga pööravad ka. Kuulake, mis ma räägin ja teeki nii. Sa ütlesid, et sõnnid ei ole rahul võib-olla hästi paljude tööolukordadega. Kas võib-olla siis äkki mingi karjäärimuutus võiks tulla nende teele või mingi töövahetusi rohkem? Seda ma ei ütleks, pigem on see sõnnidele kindlasti selline aasta, kus tulebki võib-olla õppetunnina täitsa võtta seda, et enda eest tuleb seista. Hambad ristis võidelda. Just, et ei kannata hambad ristis ära, ei pööra teist põske ette, et väga paljudel sõnnidel kordub muster, mis on juba olnud, et tööalaselt, et siis mõelge selle peale, et kui ühe korra on juba varem selline asi juhtunud, et ei seisnud enda eest ja kuhu teid viis. Et kas seda on vaja uuesti teha. Et sama reha otsa mitu korda astuda. Ma arvan, see on väga hea siis endale. Ei ole vaja seda teha. Nii, kaksikud. Kaksikud on sel aastal hästi huvitatud sellest, mida räägivad sellised targemad inimesed, kelle jaoks on see targem inimene, vanem kolleeg, kellel on võib-olla mentor, kes võtab täitsa omale mingisuguseid koolitusi või jälgib kedagi konkreetselt, on ju. Mitte, et kaksikud kõigega nõustuksid, nagu ikka, nad üldjoontes ei nõustu millegagi, mida teised räägivad ja neil on oma arvamus, aga neid ikkagi huvitab, et tahaks nagu salamis ikkagi natukene kõrva taha midagi panna, mida räägitakse, eks. Et kaksikud otsivad kindlasti sel aastal rohkem sellist tasakaalu pere ja tööaja vahel. Jällegi, tööd on hästi palju. Uut ja põnevat ja värsket tahaks nagu sisse tuua, aga täpselt ei tea, et kuidas ja mida teha, et kaksikud on need, kes võivad kogemata ennast jällegi üle koormata, et vahetada ei taha, aga midagi juurde tahaks küll võtta, on ju. Ja siis on käes see olukord, kus ei jõua enam perega aega veeta, et midagi, millele tähelepanu jällegi siis pöörata. Ärrituvad kaksikud päris kergelt järgmisel aastal, eriti kui tekib see ületöötamine. Kas kaksikud võivad siis järgmine aasta ka koolitööd põhimõtteliselt uuesti alustada või? Koolitöid vast mitte. Või tähendab kooliteed, ma mõtlesin. Kooliteed vast mitte. Pigem on see, et kaksikud on huvitatud uuendustest, mis puudutab võib-olla AI-d näiteks. Et sellised asjad võivad kaksikuid kõnetada, et ei jääks justkui toppama sinna vanasse kinni, vaid liiguks uuega edasi, kuigi see neile eriti ei meeldi. Et kaksikutel ongi siuke üks pool tahaks nagu midagi uut ja põnevat, aga teisele poole see üldse ei meeldi. Siis on siuke, oled siin kahe vahel niiviisi. Aga iseenesest kaksikud uuendusi võiks nagu täitsa julgelt käsile võtta ja sellised põnevad arutelud kindlasti, et jällegi inimesed, kes on ettevõtluses, siis ma kujutan ette, et nemad on väga huvitatud sellest, kuidas teevad suurettevõtjad mingeid asju, et mismoodi on nad jõudnud oma eduni, et see neid kindlasti huvitab, ja kuidas tuua sisse mingisuguseid lahendusi, et oleks tulemused paremad. Aga kaksikutel see usalduse küsimus on siin ka kindlasti õhus selles osas. Aga kas see huvi võib viia neid siis ka lõpuks mingi suurema karjäärihüppeni? Kindlasti võib viia. See on lihtsalt ka see, et protsessi tuleb natuke usaldada. Et ei saa ainult mõttetasandil jääda see, et uus on põnev. Et natuke tuleb seda protsessi ka usaldada, et proovin vähemalt siis on, et mis ta endaga kaasa toob, et ei vaidle kohe vastu, et kõik on nõme ja jama. Ühesõnaga jalad kõhu alt välja tegutsema. Just. Nii. Vähid järgmisel aastal ei taha mitte millegi peale raha kulutada. Oi, teie hoiate raha kinni igal juhul. Jumala eest ühega asja peale raha ei kulutaks, et
koonerdajad olete, enda peale ka ei raatsi. Mis saad vähe palka või miks? Kuidagi nagu muutusteta ja vähid kipuvad olema hästi kinni. Et ei taha väga muudatusi vastu võtta, et need tunduvad hirmutavad esiteks, et noh, see on selge, et ka ajad on sellised natukene ebastabiilsed, siis need uuendused hirmutavadki, et kõik, mis on uus, siis vähid hästi kompavad rahulikult, tasakesi vaatavad, kas see on mulle või ei ole mulle, et selliseid uuendusi kuidagi vähid ei taha väga vastu võtta. Kes on juhtivatel positsioonidel, siis nende jaoks on järgmisel aastal äärmiselt tähtis, et kõik, mis on jäänud pooleli või on kuidagi veninud, need asjad peab saama väga korralikult lõpuni tehtud, enne kui midagi uut üldse alustada. Et selle koha pealt on vähid natukene sellisel kahtleval positsioonil selle edasiliikumisega. Lõvi tahab kõiki asju teha ise. Tean ise, ära ütle mulle, ma tean ise, mis ma pean tegema ja kuidas ma pean tegema ja miks ma mingeid asju pean tegema. Et lõvid ei taha kuulata kedagi. Ja lõvidel on selline tunne, et nemad jõuavad kogu maailma raha enda kotti kõik kraapida järgmisel aastal, et nemad teavad ise, kuidas nad teevad, mis nad teevad ja saavad kõigega hakkama. Vaadake nüüd, et endale tervisega liiga ei teeks, et kõike maailma raha ei jõua enda kotti kraapida, aga lõvid on need, kes tahavad pigem, on neil 2 töökohta, 4 töökohta, igal pool ma käin, teen midagi, rutiini ei taha. Et tahan käia, teha erinevaid asju, et oleks kogu aeg põnev. Lõvid tahavad särada igal pool. No vaadake, et õigete asjadega siis vähemalt särata. Et lõvide jaoks on järgmisel aastal väga tähtis, mitte järgmisel aastal, nende jaoks on ju kogu aeg tähtis, et nemad oleksid need kõige targemad seal laua otsas. Et seda on, aga lõvidel on ka head mõtted tegelikult. Lihtsalt millele kindlasti peab pöörama tähelepanu on see, et ei teeks asju uisapäisa lohakalt, et lihtsalt kiiresti siin, kiiresti seal on ju, ja siis lõpuks on see, et tegelikult ei ole korralikult mitte midagi tehtud. Et selliseid suuri muudatusi lõvid tööaasta suhtes väga ei tee. Et ei ole seda, et päeva pealt uks kinni ja lähen vaatan midagi uut, vaid pigem on see, et lõvid vaatavad omale lisakohustusi juurde. Et ikka olla see suurem ja uhkem ja kõik oma kotti kraapida, et seda on lõvidel küll. Kas see lisakohustus võiks olla ka ettevõtlus näiteks? Jaa, kindlasti. Aga ettevõtte koha pealt lõvid kipuvad natukene muretsema, et kui kogu vastutus neil on, siis see on natukene nagu hirmutav, eks. Kui päeva lõpuks kõige ees keegi teine vastutab, on natuke parem. Aga ettevõtlus on kindlasti see, mis lõvidele võib tulla täitsa nagu lauale teemaks, et miks mitte midagi uut ja huvitavat jällegi enda jaoks lisaks tuua, on ju. Et mina olen ka alati öelnud, kui kes tahab siin ettevõtlusega alustada, aga on ise palgatööl, siis hakake vaikselt kõrvalt, mitte ärge pange paugu kuust kinni ja siis hakkate tegema ja siis on pärast krokodillipisarad, kui asjad ei toimi, on ju. Et vaikselt kõrvalt kindlasti nii mõnelgi lõvil tekib selline huvi, et võiks võib-olla enda jaoks rohkem asju teha. Põnev. Nii. Jõuamegi omadega siis poole peale. Neitsi. Neitsid sel aastal siis on päris sellised, kuidas ma ütlen, kohati natukene jonnakad. Et isegi kui oleks nagu aeg tuua mingisugust muudatust natuke oma tööelu sisse, siis neitsid ei taha. Et kuidagi suruvad läbi asju, mis kuidagi ei ole enam enda teha või enda muuta. Et selles mõttes neitsidele ma ütlen küll, et kui midagi tundub, et tegelikult ei toimi üldse, ei ole mõtet suruda, siis tehke vahetus. Et milleks nagu suruda läbi seina, kust sa läbi minna ei saa. Et kui see ei ole sinu jaoks, ära tee midagi muud. Et asi peab meeldima. Et seda ma ütlen ka inimestele ka oma vastuvõttudele väga palju, et asi, mida sa teed, see peab sulle meeldima, sest muidu sa muutud kibedaks lihtsalt, eks. Et pööra sellele tähelepanu kindlasti ja neitsidele ma ütlen küll seda, et edasi liikumise aasta on kindlasti, kui midagi ei toimi kohe üldse, liigu parem edasi. Et aasta teine pool on neitsele kindlasti edukam, kus võib-olla silmad avanevad rohkem, et tegelikult ongi okei liikuda ka edasi, on ju, et ma ei pea olema 20 aastat ühe koha peal, kui mul tegelikult ei meeldi enam, eks. Et seda on küll, paljud neitsid hakkavad kasutama kindlasti rohkem kodukontori võimalust, et saaks kuidagi mugavamaks enda jaoks elu teha ja neitsid peavad kindlasti oma tähelepanu pöörama tervisele.
et ise teete endale liiga. Ehk siis pigem otsida nagu stabiilset siukest töökohta just, enda jaoks. stabiilsust ja seda, et see asi, mida sa teed, see sulle päriselt ka meeldiks. Et see on kindlasti see asi, mida ma soovitan neitsidele, et pöörake selle tähelepanu, ei pea kuidagi endale liiga tegema, nagu kohe üldse ei meeldeks, et võimalusi on teisigi. Et see on äärmiselt oluline igasuguse töö puhul, on ju, et eriti panen seda võib-olla südamele nendele inimestele, kes tegelevad lastega või meditsiinivaldkonnas, kui ei istu ja ei meeldi, siis see ei ole see koht. Nii, kaalud. No kaalud tahavad sel aastal kõike muud teha kui tööd. Reisiks, oleks kodus, tegeleks mingite muud asjadega, läheks õppima hoopiski. No kõike muud teeks kui tööd, et selle koha pealt kaalud on järgmisel aastal rohkem sellised elunautijad. Väga paljud kaalud kindlasti vaatavad ettevõtluse poole rohkem, et oleks seda vaba aega rohkem, eks. Ja õppimise poole kindlasti. Kaalusid hakkab kõnetama kõik, mis puudutab ülikoole. Kellel on need füüsilised sellised, ma ei tea, kes tahab õppida, ma ei kujuta treeneriks, eks, kehalist sellist asja. Kes tahab õppida siin õigusteadust, arstiks, kõik sellised teemad nagu kõnetavad, aga kõik, mis on seotud täitsa nagu eraettevõtlusega, et kaalud ei ole need, kes tahavad istuda kuskil kontoris järgmine aasta. Tõesti ei ole, neid ei kõneta see üldse või see, kui keegi hakkab rääkima, mida nad tegema peavad. See tüütab nad täiesti ära ja siis tekivad need mõtted, et läheks teeks hoopis midagi muud. Kindlasti kaalud on need, kes vaatavad ka iluvaldkonna poole, jällegi, et oma aja peremees ja on altid lõpetama seda, mida nad on siiani teinud. Kas seda elunautlemist muidu toetab ka mingi suurem palgatõus selle aasta jooksul? Ei, absoluutselt mitte. Aga lihtsalt on tunne selline, tahaks nagu elu ka nautida, et mina ei lähe ainult rahale. Nüüd on aeg. Siis, kui arved tulevad, siis nad muidugi nii ei mõtle, aga küll need arved kuidagi makstud saavad ja siis on jälle. Raha ei kasvab puu otsas. Oi jummel. Nii. Võtame siis... Skorpion. Sina, jah? Okei. Põnev, vaata, mis siit tuleb nüüd. Nii, Skorpion 2026. Skorpionil on kirg kõige vastu, mida Skorpion teeb. Ja Skorpionil on sel aastal tohutu tempo sees. Et kõik peab liikuma paremuse poole, edasi liikuma. Et koha peal enam passida ei taha, kõik peab muutuma ja Skorpion on kindlasti see, kes tirib ka teisi kaasa, et teeme nüüd rohkem, teeme nüüd kiiremini, liigume edasi selle projektiga või teise projektiga, eks, et tahan rohkem teha, et muutuste aasta kindlasti. Küll aga Skorpionid, kui sellega ei tule kaasa palka, siis nad väsivad sellest kohe ära. Ja siis hakkavad vaatama juba uut tööd omale, et kui ma ei saa siin ennast kuidagi nagu siis teostada, siis ma valin uue kohe ja lähen teen seda seal. Et nagu Skorpionid on selles osas täiesti pidurdamatud. Ei välista, et see toob endaga kaasa ka tegelikult konflikte. Et just sõltub sellest, et mis tähtkuju näiteks on juht. Kui juht ei ole võib-olla ise nii entukas, on ju, siis, ja see töötaja on, siis tekib sellest konflikt. Aga Skorpionid sellised asjad ei huvita järgmisel aastal üldse, et ainult see eneseteostus, saavutusvajadus, ma pean saama teha, midagi peab muutuma ja ei saa minna edasi niimoodi, nagu on olnud, et vaat seda energiat on Skorpionitel hästi palju. Et selle koha pealt tegelikult nende jaoks väga, väga hea aasta, ma kujutan ette jällegi inimest, kes on ettevõtluses, et sellise energiaga teeb metsikult palju ära. Ja see olekski mu küsimus olnud, et kas ettevõtlus on siis midagi, mis kindlasti tuleb? Ja kõik, mis on uus ja põnev, sest Skorpioneid kõnetab, et uuriks veel, tahan teada, mis võimalusi mul veel on selles valdkonnas mingeid asju teha, on ju, et Skorpion ütleb mitte millegile ei, et ma ei saa, ma ei oska, ei ole üldse vastus, et kui ei saa ja ei oska, teen kohe selgeks endale, aga peas, et toimuks kogu aeg midagi. Vot, sul tuleb põnev aasta sees. Järgmine aasta saame siis ülevaate teha. Just, kus sa siis omadega oled. Ma ei tea, kas siin lava taga siis või. Nii. Mul ülemus pärast vaatab seda, see muretseb ka. Nii, amburid. Amburid aasta on natuke selline segane. Tahavad amburid kindlasti teha palju midagi uut ja huvitavat, aga raske on neil leida, et mis see olla võiks.
ma kujutan ette, et hamburid on need, kes tulevad mul vastuvõtule ja ütlevad, et ma olen tütinenud sellest, mis ma teen, ma tahaks teha midagi, aga ma ei tea, mida ma tahan teha. Mis on kusjuures väga tavaline asi, mida inimesed ka küsivad, on ju, et kogu aeg on see puuduse tunne sees, aga nagu mis see olla võiks, seda ei tule nagu pähe, eks. Vot hamburitel on samasugune asi nüüd järgmisel aastal, et tekib see tunne, et midagi tahaks teha, aga mida, vot seda ei tea. Õppida otseselt ei taha, aga tööalaselt tahaks küll midagi huvitavat teha, on ju. Kellel jällegi on ettevõtlus, siis need inimesed tahaksid, ma arvan, toota midagi uut, mingisuguse uue projekti kallal toimetada või mingisuguseid tooteid välja mõelda, aga vaat kuidagi nagu mõte on takerdunud. Aasta teine pool on kindlasti hamburitel palju töökam. Ja hamburid on need, kes otsivad vastuseid, siis kes tuleb minult küsima, kes räägib mõne teise targema inimesega ja otsib seda, et mis see siis olla võiks, mis kõnetab. Et hamburitel on selline otsingu aasta, ma ütleksin selle koha pealt natukene, et leida enda jaoks midagi uut ja huvitavat, aga natuke melanhoolsed kipute selle juures olema, et raha tahaks teenida, aga nagu ega ma nii palju ka teha ei taha nüüd siuke suhtumist on näha. Ma just mõtlesin selle suhtumisosa poolest, et kui nad on veidike sellised negatiivsemad, melanhoolsemad, et siis kas see võib neile tööolukorras ka siis probleeme juurde tuua? Noh, ma ei ütleks, et ta nüüd otseselt probleeme siin toob, aga see on siuke sisemine selline võitlus endaga kogu aeg, et ma tahan midagi uut, aga ma ülemäära palju ka ei taha nagu teha, et selles mõttes, et lõpus see tore võiks ju ka olla, eks. Et selles osas on vähemalt mõte on õige, et midagi uut ja värsket jällegi juurde, eks, et lihtsalt keha peab ka järgi tulema nendele mõtetele, eks. Just nii. Nii on. Nii, kaljukitsed. Kaljukitsed otsivad raha igalt poolt, kus taga saaks, millega saaks juurde teenida seda raha. Ajast on täiesti ükskõik, teen ükskõik millal, peaasi, et saaks juurde ainult. Aasta lõpuks olete te kindlasti väga väsinud sellest oma uuest elustiilist. Aga kaljukitsedele on jah väga tähtis see, et saaks kuskilt juurde. Kas sa teed töö rohkem, kas vaatad lisatöö, et ükskõik mida, aga peaasi, et saaks midagi juurde. Kaljukitsed tahavad hirmsasti olla ka targad ja eristuda, et see võib muidugi tekitada kollektiivis natuke sellist pingeid, ma ütleks, et ettevaatlik tuleb kindlasti olla nende inimestega, kes on teist natuke kõrgemal kohal. Et sellist uljasust on siin nagu palju, aga sellega tuleb nagu ettevaatlik lihtsalt olla, et asjad ka päriselt ilusti ja korralikult tehtud saaksid, et ei tekiks seda tunnet, et ta teeb küll palju, aga ühtegi asja päriselt korralikult ära ei tee, on ju. Et seda on siin küll, aga kaljukitsed jah, vaatavad hästi otsivad igalt poolt, et kust juurde teenida ja nii palju kui võimalik. Loodame, et edukalt ka siis. Jah, just. Nii. Ja ongi eelviimane juba. Veevalajad. Veevalajatel tuleb puhas tööaasta. Ringi jooksmist mega palju, eriti ettevõtjatel reisimist tohutult palju, läbirääkimisi, uusi projekte, kõik, mis on uus ja kõnetab, seda võtavad veevalajad omale igatepidi töösse sisse, hästi palju toimetamist, väga hea raha-aasta veevalajatele. Uued teadmised, ümberkorraldamised, käed, jalad, tööd täis, tiimi-inimesed kindlasti, väga hea aasta veevalajatele. Et vahet ei ole, kas oled kuskil kellegi alluvuses tööl või on oma ettevõtte, igal juhul on edukas aasta selles mõttes, et veevalajad paistavad kindlasti silma, et tempo on sees, kõigega lähevad kaasa, et ainult oleks edukas ja hästi kõik. Ja selle koha pealt äärmiselt hea aasta veevalajatele. Võib ka siis palju karjäärihüppeid ette tulla. Kindlasti. Veevalajad on need inimesed, kelle poole pöördutakse sel aastal, vaadatakse alt üles, et kuidas sa teed neid asju, kuidas sa jõuad neid kõiki asju teha, on ju. Et hästi paistavad silma. Aga kas tasub ka millegi osas ettevaatlik olla? Ettevaatlik tasub olla selle kõige juures lihtsalt oma tervisega, et endale liiga ei teeks, on ju, et nagu ikka selle tööga, et ei tasu hulluks rapsida lihtsalt, eks. Et ei tasu ära unustada seda, et meie ei ole robotid, et meie oleme ikka inimesed ja meil tekib ületöötamine ja ühel hetkel väsime natukene ära. Seda võiks kõik meeles pidada. Jaa, seda võiks tõesti. Mina eesotsas, ma olen jätkuvalt inimene. Nii, kalad. Olemegi lõpus juba. Olemegi lõpus viimase juures. Nii.
kalad peavad sel aastal tähelepanu pöörama kõikidele lepingutele, dokumentidele, millele alla kirjutate või kui midagi lubatakse, siis et see saaks ka paberile kirja, et ei oleks seda, et jutud on suured, aga pärast nagu tegusid ei kuskileks. Et selles osas peavad kalad olema hästi kohal kogu aeg, et ei juhtuks seda, et on küll vahvad muudatused laua peal, aga pärast on tühjad pihud. Ja siis neid krokodillipisaraid pühkida on päris kurb ja valuseks. Kõigil, kellel ettevõtted on, et kõik kokkulepped, mis teete, kõik peab saama kirjalikult, kõik konkreetselt ja korrektselt tehtud. Et muidu jäävad tühjad pihud lihtsalt. Kalad otsivad selle aastal kindlasti palju sellist uut ja põnevat, et tööd ei karda, tööd võib teha palju, et see peab lihtsalt kõnetama ja raha peab olema vastav, et kalad ei taha võtta vastu neid asju, mille eest justkui nagu ausalt ei pakuta. Et see on siin küll nagu tugevalt ees, et aga jah, kaladel on jah see, et hoidke silmad kõrvad lahti. Ehk siis võib ka palju töövahetusi ees olla? Võib ka palju töövahetusi ees olla tõepoolest, et seda on siin samamoodi näha jah, aga kõik, mis puudutab sellist ausust ja korrektsust, siis neid ma hoiatan küll, et ärge tehke asju uisapäisa. Aga kuidagi viisime jõudsimegi lõppu juba. Jaa, läks väga kiiresti ja no tegelikult iseenesest ju selles mõttes hea tööaasta, et enamikel ikkagi on see, et need uuendused, värskendused on ju muudatused viivad alati edasi. Ja pakuvad ju tegelikult ka seda, et sul on huvitav teha nagu asju, eks, et kui sa omal muudatusi ja uuendusi sisse ei too, siis mingi hetk ikka mandub ära, on ju, igav hakkab. Kaua sa teed ühte sama asja, et tahaks ikka, et oleks ikkagi värske ja põnev ja vahepeal saad kõik kallid ajurakud tööle panna, on ju. Et seda peab ka olema ja just see, et uued teadmised, seda on tore näha, et kui inimesed tahavad ikkagi õppida, on ju. Et see on ju äärmiselt kihvt, et kui ma vaatan ka, et ülikoolides järjekorrad on ikka päris korralikud selles mõttes, et ei ole niisama lähed astud sisse õppida, on ju. Et seda on tore näha, et inimesed tahavad hästi palju pakkuda rohkem ja paremini pakkuda. Ja no kõrvalt kuulates seda kõike tõesti nagu positiivne aasta tundub ees olevat. Võrrades võib-olla eelmise aasta, kus oli hästi pingeid ja seal oli koondamisest oli ka juttu. Täna meil isegi ei tundnud seda, et see oleks mu üks küsimustest ka olnud, et kas sa nagu näed, et see võiks olla järgmisel aastal, et see nagu taandub. Vaadates seda, kui palju seda on sel aastal olnud, siis justkui nagu äkki aitab, on ju. Aga seda saab täitsa eraldi vaadata, et kas 2026 aasta toob nagu koondamislaineid veel. Nii. Ei, sellisel kujul, nagu neid on siiani olnud, siis ei ole. Et pigem on see, et koondatud on nüüd kõvasti, et nii mõneski ettevõttes on natukene paljuks läinud sellega. Et just hakatakse vaatama, et tegelikult on vaja tagasi tuua mingeid inimesi, et jääb vajaka, sest et kui sa koondad näiteks, ma ei tea, 5 inimest ära, on ju, ja jätad 2 tükki alles, siis nagu need 2 tükki peavad selle 5 inimese töö ju ka veel ära tegema, eks ja nad ei jõua. Et seda tuleb siin küll esile näitab ilust, et inimesed lihtsalt ei jõua sellist koormust teha. Et nii mõnedki saavad nii-öelda justkui töö tagasi, eks. Et seda on küll, kus on muudatusi näha, on kultuurivaldkond, meelelahutusvaldkond, et seal on küll natukene näha veel, et siit-sealt hoitakse justkui kokku, et see on muidugi selline valdkond, mille pealt võiks mitte kokku hoida meil on ju. Et aga seda võib veel ette tulla, et selles osas. Aga üldjoontes on see pilt kindlasti parem, kui ta oli 2025. On tõesti positiivne. Ja, mul on selle üle väga-väga hea meel. Just. Aga veel viimased küsimused seal lõppu. Tõmbame kokku selle tänase osa. Mis me arvame, mis see siis see 2026 see nii-öelda võtmelause või nii-öelda põhiteema võiks inimestel olla? Strateegia. Ja see uuendused ja värskendused sisse toomine, et leida enda jaoks üles see strateegia lihtsalt, et ma ütlen, kui eelnevad aastad on olnud sellised rasked, siis ega sa ei taha ju, et sul seal tööl ka kogu aeg on see kõik üks sama ja selline morbiidne, on ju. Minge nende uuendustega kaasa ja nende värskendustega kaasa ja tooge omale ellu seda põnevust ja uut just, et vähemalt oleks tööl nagu lahe. Et see on küll. Ja teha teistega koostööd ja kui keegi ongi tiimis võib-olla selline inimene, kes on nagu rohkem entusiasmi täis, on ju, siis on see ju ainult positiivne, et minna selle kõigega kaasa
ja tehagi rohkem ja paista silma, nagu ma kogu aeg räägin, et paistke silma ja särage, siis tuleb ka edu. Et kui jonnida nurgas, et kõik on nõme ja ei taha, siis kipuvad need koondamisteated ka kergemini tulema. Nii on kahjuks, on ju. Et tuleb silma paista ja siis ka need inimesed, kes on võib-olla natukene sellised emotsioonide poole pealt võib-olla teravamad, siis nemad pöörake sellele tähelepanu, kui on tuli hobusaastaks. Ei plahvata teil, võtke rahulikult kõike saab rääkida ilusti. Enga sisse, enga välja. Just, ei lähe kohe uksed paukudes minema. Okei, see on nagu tööotsa vaatest, aga võib-olla tööandjatele ka mingi mõte, midagi võib-olla uuel aastal arvestada. Tööandjatele võib-olla on hea mõte see, et kui sul on tiimis inimesed just, kes ongi sellised entusiastlikumad, eks, et ei tekiks seda ego küsimust, vaid on ju just hästi, kui sul on sellised energiat täis inimesed, kes tahavad teha ja tahavad ettevõtet edasi viia, siis neid tasubki kuulata ja tuuagi julgelt neid uuendusi siis sisse on ju, ja tehagi tempokalt, et milleks ikka nagu venitada ja oodata, kui on tiimis inimesed, kes võib-olla enne sind tulid selle idee peale, siis see on täiesti okei. Oluline on see, et ju rong edasi sõidab alati, eks. Et selle koha pealt hinnake neid inimesi, tunnustage neid inimesi, see on nii tähtis oma töötajaid tunnustada, et kui ma näen oma vastuvõttudel ka, kui palju mul käib selliseid nagu toredaid inimesi, kes on oma töös väga head ja nad ütlevad, aga mitte keegi ei ütle mulle nagu head sõna. Juba 5 aastat ei ole keegi öelnud, on ju. Siis mõtled, issand, et kuulge, ärge unustage ära, see on väga-väga tähtis hoida neid inimesi ja seda positiivset tagasisidet anda, eks. Ja isegi kui sa näed, et tegelikult ta saaks ju paremini teha, siis see positiivne tagasiside kindlasti või mingisugune hea sõna on see ju, mis inimesel tekitab seda tunnet, et kui ma teen nii, siis ma saan seda veel rohkem ju, on ju, et see tekitab selle hea tunde, et see on kindlasti asi, mis ma paneksin südamele. Eriti, kui me siin just rääkisime ka nendest vaimsetest probleemidest, eks, et tööstressist ja nii edasi, et see kiitus teinekord on see, mis on ju väga, väga teretulnud ja tõmbab seda natukene maha. Tead, mulle nii meeldib see tänane episood, see on nagu tõsiselt nagu kuidagi positiivne, niimoodi, et nagu hea on kohe minna sellest järgmisest aastasse edasi. Ja aastad on erinevad ja ega seal ei olegi midagi teha, on ju, et on erinevad ja sealt tuleb lihtsalt võtta see parim. Just täpselt. Just. Ühesõnaga, mina tahan sind tänada, et sa tulid jälle siia. Aitäh, et sa kutsusid. Muidugi. Ja järgmine aasta siis samal ajal samas kohas. Just, inimestel, mina soovin teile palju siis tööd ja raha. Tehke tööd rõõmuga ja teenige raha ja küsige ka raha. Absoluutselt. Ühesõnaga, aitäh, et sa meid täna kuulasid jälle. Vinget uut aastat sulle ja uute töödeni ja väljakutsuteni, mis iganes. Näeme veel. Tšau. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.